Häädemeeste on koht, mille silti on kindlasti väga paljud inimesed näinud, kõik need, kes sõidavad Pärnu kandist Lätti, aga sisse on siia Häädemeestele keeranud ilmselt palju vähemad inimesed, aga ma soovitan, sellepärast, et see on väga maaliline koht, ma ütleks isegi romantiline koht. Praegu, kui meie siin oleme, on aga Häädemeestel tavalisest palju rohkem inimesi, sest siin peetakse laata. Ütleme nii, et antud kontekstis on see meie nii-öelda suvehooaja algus kohalikule kogukonnale suunatud. Et kohalikud taidlejad, lauljad saavad tulla selleks maikuu suht eelviimaseks laupäevaks kokku, näidata, mida nad on terve sügishooaja õppinud. Eks sellistel laatadel on ka hästi palju sellist riidekaupa, aga kohale on tulnud teatud ringkondades legendaarne Peeter oma vanakraami letiga. Tulete räägite nendest asjadest? Mina oska midagi rääkida. No, teil on siin leti ääres igasuguseid kraame raamatutest lampideni, et... Osa on ka kodudest, need lambid on Vana-Tooma lambid. Osa asju tuuakse mul Saksast. Mõned autoosad on ka sõprade omad. Aga ma saan aru, et teile tuuakse, te leiate, ehk siis te tegeletegi selliste eriliste asjadega. Pensionifond. Pensionifond, mida see tähendab? Pensioni lisa. Aga no vaatame siin neid lampe, et ma saan aru, et need Vana-Tooma lambid, see on vist ikka päris unikum. Jah, need on mul ära pestud ja enam-vähem korda tehtud, et nad on töökorras. Palju maksab? 50 euri. 50 eurot. Ja. Aga see näiteks, see on Riia oma, mida siin vähe liigub. Tsiteerides interneti avarust, täiesti arusaamatul põhjusel on Bruno Westenbergi 1965. aastal tehtud plastmassist iseenesest ebapraktilised Vana-Tooma kujutisega lambid kujunenud kultuskaubaks. Eks selliste asjadega on nii, et enamikel inimestel ei ole sellist kraami vaja, aga kui kodu on teatud stiiliga või huvi mingi teema vastu suur, siis aetakse tikutulega taga. Mõista, mis see on? Selline asi. Jah. Nii, see lõikab kellegi karvu ära. Ilmselt, ma ei tea. Juukse lõikavusaparaat. Inimesel? Inimesel, jah. Kui meie koolis käisime, isa lõikas meil sellega. Ja ta tutistab hirmsasti ja vahel kinni ja... Kuid ostjaid olevat järjest vähem. Kuidas läheb siis Peetri pensionifondil? Aga ostetakse? Iga aastaga jääb vähemaks. Iga aasta vähemaks? Iga aastaga jääb vähemaks. Mis see põhjus on siis? Kas huvilistel on asjad juba olemas või raha jääb inimestel vähemaks või huvi selliste asjade vastu? Raha jääb vist inimestel vähemaks, ei tulta toimuma asjadega ju. On ikka täitsa tunda, jah? On. See on igal alal ju. Võtad sa toiduga või riiet, need räägivad ja kõigil annab tunda. Aga asju on kodus nii palju, et ei saa ju ära ka visata. Ma saan aru, et kodus on teil siis suured, ma ei tea, garaažid täis asju. On kõik kapi otsad, voodi alused, kõik on täis. Mis naine sellest hobist arvab? Ma vaatasin selle küsimuse peale, hakkas muigama seal taga. Muigab, kogu aeg muigab. Miks? Üks hull mees korjab. Kõik asju. Aga mis te ise sellest hobist arvate? Väga huvitav. Laadad on ju huvitavad ja mis seal kõndib käimine, kodunt välja tulema. Mis teile võib-olla kõige rohkem nendest asjadest meeldib? Keraamika on kõik ilus. Vaadake, kui ilus on. Kas on ka selliseid asju, mida näete, et mees on kuskil leidnud, talle on toodud, aga siis te ei luba seda ära müüa laadal, sest et see asi on nagu tahaks endal hoida? Ei, teeme nii, et ei ole. Laat on laat. Nagu tihti juhtub, satuvad inimesed oma ametisse pooljuhuslikult ja olude sunnil. Peetri jaoks juhtus see juba tükk aega tagasi. See huvi tuli ammu 64. aastast, kui mind töölt nagu enam vallandati töölt, mitte ei vallandatud, aga... Mis aastal? 94. Siis te olete ikka väga pikalt sellega juba tegelenud. Ikka küll. Nii näed ühelt kui teiselt ja nii see huvi tuli. Jätame Peetri müüma, kui meie leti ääres siis paljud ei julge ostma ja vaatama tulla.
Kui te muidugi polnud kohal vaid Peeter, vaid tavalise riidekauba, toidu ja taimede kõrval müüdi ka hääd kaupa häädemeestelt. See ei ole lihtsalt ajakirjaniku kalambuur, vaid ongi selline kaubamärk, häädemeeste hää. Nii, nüüd me oleme häädemeeste hää leti juures, et mis on võib-olla sellised siin leti peal need kõige häädemeestelikumad asjad? No kui me vaatame siia poole, siis muidugi meie lipsud, mis on meie seeliku mustrist tehtud, need on kõige rohkem. Ja te küsisite häädemeeste kohta, see on tehtud häädemeeste savist. Meil on ju kohalik savi veel. Nii et kasutame kõike kohalikke asju. Siis on meil siin taimed, mis on kõik häädemeestel kasvatatud ja muidugi seal on ju meie metsadest korjatud taimed, seal on erinevad hoidised. Meil on isegi kell olemas ja särgid olemas, et meil on kõik asjad, nõud, söögid. Huumorit peetakse ka siin au sees. Ma ei saanud tükk aega aru, kas minu arvelt tehakse nalja või ongi häädemeestel päriselt sellised muistendid. Meenutab ufot. Ja ongi ufo. Ufo? See on ufo. Häädemeestel on ufo? Häädemeestel on ufod. Kuidas te seda ei tea? Meil on legend häädemeeste ufodest. See on isegi särgi peale raiutud. Mis tähendab? Siin on kuskil on mingi ufo või legend või päriselt või mitte? Ma ei oska nüüd öelda, kas TV3 tegi seda saadet või kuskil aastaid tagasi tehti saade häädemeeste ufodest. Mis see on? Häädemeeste ufo, mis on või? Jaa, ma ei tea. No ufot te teate, mis on või? Ma tean, mis on ufo, aga häädemeestel? Häädemeestel on maandumisplats kuskil, mida keegi pole näinud ega kuulnud. Aga kus seda siis teatakse, kui pole nähtud ega kuuldud? Aga see ongi rahva legend. Käib suust suhu, on ju? Hää ufo, jah, häädemeeste hää ufo. Miks on häädemeestel hea elada? No siin on kõik hää. Või nimesse raiutud lausa? No lausa nimesse raiutud, jah. No mehed on head, naised ka ilmselt. Mehed on häädemeestel hääd, aga naised on paremad veel. Ning mis puudutab loo alguses mainitud romantikat, siis see pole vaid minu tunne, vaid täitsa ametlikult on häädemeeste kant romantiline. Kui te Tolkuse raba pool tulete Pärnu poolt, eks ole, siis sealt suunab ka suunaviit romantiline rannatee ja seda kaudu on üliilusad vaated, üliilusad kogukondlikud kodukohvikud suve läbi avatud, nii et siia peab kindlasti tulema.